silmad ei liigu. Mis? Oota, tule. Ta ei hinga ka. Kuidas ta ei hinga? Ta peab hingama, kui ta alles hingas. Tasa. Mis ta süda teeb, lööb või? Ma ei kuule midagi. Süda ei löö, mehed, mina ei teinud mitte midagi, ausalt, ma ei teinud mitte midagi. Sind süüdistanud. See on workshop, mitte... Hea kaaslane oli. Au. Jätta järge ka! Miks te seda tegite? Miks te tegite seda? Miks te tegite? Mina arvasin, et on juba midagi tõsist. Ja võt mul hakkas täitsa kahju. Aga mis teie tegite? Me tegime workshopi. Just, workshop on tulnud selleks, et jääda. Workshop oli praegu, mõistad, see on moodne sõna. Kas kõik said aru, millega me tegime? Me tegelesime sellega, et me äratasime raske unega klienti. Mõistad, kui vajalik see on. Said kõik aru, eks ju? Kõigepealt, eks ju, akustiline impulss ja siis taktiline impulss. Alguse süüame, siis raputame. Täpselt. Ja üha kasvava jõuga. Aga delikaatselt. Kell on 5:30. Ma olen jõuan tunni aega magama. Selge, lõpetame tänaseks ära, siis kõigile aitäh teile. Aitäh. Mina magan 3 tundi veel. Homseni. Aitäh, et tulid. Ägevist. Aitäh. Ja tööd. Teie ka nüüd minge magama ükskord. Jaa. Kuule, No nii. kuidas sa nüüd said, et sa üldse ei hinga? Lihtsalt. Kuule mees, räägi, kuidas sa nii saad, et su süda ei löö? Ja miks sa peaks lööma? Kuule, mina küll nii ei saa, et mu süda üldse ei löö. Sa pole joogat teinud selle pärast. Sa oled või? Küll. Miks sa meile sellest rääkinud ei ole? Meil oli igavesti pime kuradi maakolgast ja seal tehti igasugust esoteeriat. Mis seal tehti? Kus sa poiss, kuule, kas te levitatsiooni tehti või? Räägi. Kuule, kas te lendasite ka seal? Noh, kuule, levitatsiooni. Kuule, mul on praegu mehed kohal ja kõik on kained ja... Mis mehed? No, need minu ulgused, praegu on ainuke kellaid, kus neid kätte saab. Lähme vaatama nad üle, saad proovidega peale hakata. Palju sul neid on? 20. Ei, 20 on palju. Kuule, ma ju lubasin. Mida sa lubasid? Ma lubasin neile, et nad saavad osa näitemängus, No, mul ei mahu laval ka ju nii palju Ja need, kes osa saavad, et need võivad siin majas edasi elada. Ei. Palju sul siis vaja oleks? Ma ei tea, see oleneb tükist. Sa lubasid ju teha, klassikat. Kabarees aitab ühest säravast numbrist, mida vähem tegelasi, seda parem. Lähme vaatame nad ikka üle. No hea küll, lähme. Sellepärast, et tead, et ma kardan, et seal nende hulgas võib olla küll paar tükki sellist, keda üldse ei kõlba publikule näidata. Just selliseid publik tahabki näha. Arvad? Ma vaatan, teie olete kuidagi kurvameelne. Ja ma väsinud, ei ole täna eriti maanud. Ei, ma vaatan üldse viimasel ajal. Kui mina teie sekretäriks hakkasin, siis te olite üks rõõmsamaid direktoreid. Ma võin praegu olla rõõmus olla. Tahate, ma naeran teile. Mille peale teie mõtlete? Ma küsiksin teie käest võib-olla, ma ei tea, võib-olla see pole õige aeg, aga kui te seda edetabelit tegite, kas te, teie panite mulle ka siis mingi nulli või? No, kui kokku tuli 0, siis järelikult... Teie pannud? No, järelikult panin ka mina 0. Assoo. Miks? No, see oli niisugune nali. Ärge võtke seda südamesse. Rumal näin. Jah. Mul on üldse piinlik selle õhtu pärast. Te hindasite inimest. Jah, aga kes oleme meie, et olla kohtumõistjad? Teate, ma tõotan teile, et ma ei võta enam kunagi osa mitte mingitest edetabelitest. Ja lohutage end sellega, et sel ajal ju meie teid õieti ei tundnudki veel.
ja nüüd, kui te õpite mind tundma, siis te enam ei tee kunagi seda edetabelit. Teate, tegelikult mul on üks palju suurem mure. Jah. See puudutab üldist kõlbelist kliimat meie asutuses. Meie hotellis. Jaa, ma mõtlen teie hotellis ja hotellis. Te olete midagi märganud? Teate, direktor Majesteedi suhted... Jaa. Oot, ma olen ka midagi märganud, Nagu eriti arvestada, millega tegeles tema sekretär varem. Jaa, ei, ma olen seda märganud, jaa. Ja ma muidugi ei tea, millised peavad olema direktori ja sekretäri suhted. Mina ei ole suhtekorraldust spetsiaalselt õppinud. Ma saan teist aru. Ma lähen korraldan neid suhteid ise. Oled üksi? Mida? Üksi. Kedagi sul siin ei ole? Loome tuhinas ma viibin pigem üksi. No oled suitsetama hakanud? Meri suitsetab mul rohkem. Kus Meri on? Kuula. Inimene põrmu paisat, elukene ära raisat, aga lootus see ei kao, nõuab hingest oma jao. Kus Meri on? Kuule palun seda. Üks on taevapalge ees, inimene, naine, mees. Tihti tal, ka silm on vees, kui tal süda sees tuksub. Siin on mul, ei ole riim veel päris paigas. Mis see sul on? See on värs poeem, inimene. Kirjutad poeem? Inimene. Hotelli jaoks midagi ei tee? See ongi hotelli jaoks. Sa kujuta ette, kabaree, hämar valgus, härrade valged maniskid, daamide kahisev siid ja siis prosektorite valguses voogavad värsid inimesest. Ja esitavad ka inimesed, meie oma marssali inimesed. Kas need on veel ikka siin? No, nende jaoks ma loon. Nad ei ole veel ära läinud. Ma ei saa aru, no, mis siin majas toimub? Kuule, ühes kohas ma võrdlesin sinu ja minu ameteid. Vilets on hotelli juht, kellel täitsa puudub suht, lemisoskus, võlu, saarm. Aga hoidku taeva arm luuletajast, kes ei hooma kaltsupuntras inimlooma. Sinul on alati pehme süda, kui sul kilk pääs on. Ja nõnda mõistlik oled sina siis. Kui mul kilk pääs on, meeldib mulle kõik. Tema palvetab, väga ilus temast. Inimene võib uskuda, mitte uskuda, see on tema asi. Inimene on vaba. Tema ise vastutab kõige eest. Oma usu, oma uskmatuse, oma armastuse ja oma mõistuse eest. Ja sellepärast on tema vaba. Inimene on tõde. Mis tähendab ülebe inimene? Noh, edasi. Mis see tähendab? Mis asi? Noh, see, mida ma loen. Mina ka ei saa aru. Oota, millest te aru ei saa nüüd? No ma ütlen siin, tema palvetab väga ilustamust. Kelle kohta see käib? Ei, kas mina pean palvetama? Las ma seletan teile uuesti. See on Korki näide põhjas. Kes on põhjas? Teie esitate ühe katkendi, see on kabareeprogrammi üks number. No, kui me saaks aru, me võiks terve näidend esitada. Ja kui ma ainult aru saaks, saate aru. Tervel tükil ei ole mingit mõtet. Tähtis on see, et publik näeb, et te olete tõelised paadialused. Vaat selles on see iva, selles on see efekt. Publikut ei huvita sisu. Nii kui te publiku ära tüütate, nii saadetakse uued esinejad peale. Saite aru? No kui sa niimoodi seletas, siis me saame aru küll. Ei, aga kui me lugema hakkame, ei saa aru. No saate aru, selle koha peal on tatarlane, noh. Kus koha? No, istub siin ja palvetab ja teie vaatate tatarlast ja ütlete, et vaat kui ilus palvetab, noh.
aga kus ta on? ma ütlesin, me jätame selle ära. Ärme jätame ära. No kus ma kurat võtan sulle tatarlase? no mis see siis nüüd tähendab? Siis tähendab siis vaat siis nüüd on niimoodi, et sina oled siin nüüd siis nii. Sina oled meil tatarlane. Tema ongi tatarlane. Saite aru? Tema palvetab. Väga ilus tema. Inimene võib uskuda, mitte uskuda. See on tema asi. Inimene on vaba. mis see nüüd tähendab siis? Mis tähendab ülepea inimene? See on midagi, kus sees on kõik hakatused ja lõpetused seisavad ka sees. Inimene on lihtsalt suurepäraline. Nõnda nimelt kõlab see. Inimene. Inimene kõlab uhkelt. Meil on sajandi alguse tõlge. Meil on suurepärane. Inimest peab austama, mitte kahetsema. Mitte kahetsemise läbi teda veel alandama, vaid austama peab inimest. Mina kardan mõnikord vend. Kas mõistad? Mina kaotan julgust, sest ma mõtlen iseenesest, et mis tuleb edasi. Jumal lori, keda peaks inimene kartma? Et keda peaks kartma? Ma näitan varsti teile, keda peaks inimene kartma. Kus Marssal on? Minu proovis ei ole. Kutsu Marssal minu kabinetti. Meil hakkab teooriatund. Nii, edasi. Nii et kokkuvõtteks, kes ei suutnud nüüd tervet loengut jälgida, nendele ma võtan selle sisu piltlikult kokku. Strateegiline planeerimine. See on nüüd osa strateegilisest juhtimisest, mis peaks siis kujundama firma tööstiili ja ühtlasi sellest ka kinni pidama. Strateegia analüüs peaks vastama küsimusele, mis juhtus, või kui soovite, siis ka erandjuhul küsimustele, miks juhtus. Ja selle kõigega tegelebki nüüd siis strateegiline mõtlemine. Nii, keda ei huvita? Mind huvitab see, et mis ma selle tarkusega nüüd peale hakkan? Seda tarkust sa hakkad jagama nendele, kes tulevad meie juurde õppima. Kuule, teeme parem workshopi. Teeme parem Workshop. Parem harjutame jah midagi praktilist. Ja midagi sellist, millest oleks kasu väljaspool hotelli ka. No, seltsimees, ära meid reeda, eks. Kuule, sina ei tea, mida elu meile ette veereb. Jaa, küll hästi. Teeme workshopi, nii. Kena, tänase workshopi teema on... Kuulge, mul on hea workshopi teema. Sina ole vaid. Miks mina ei või? Teema on... Magama panen. Mismoodi? No ennem äratasime, nüüd paneme kurat magama. See on hea teema. See on väga hea teema. Aga mööda, kuulge järgi, jah. Teeme ära, mis teema see oli? Mulle kõik meeldib, mulle jama ei meeldi. Väga hea, teeme ära. Situatsioon number 2. Hotelli on saabunud klient. Ta on päev otsa kõndinud meie kaunis kodulinnas, tutvunud huviväärsustega, nüüd on ta hotellist tagasi. Ta on surmväsinud. Ta tahaks ainult magada, ta läheb enda hotelli tuppa, aga ei suuda uinuda. Ja meie ülesanne on... Ta magama panna. Täpselt. Hästi delikaatselt. Delikaatselt, just maahärra, palun tule kliendiks. Mina juba olin klient. Aga sa olid väga hea. Just. Sa oled sündinud modell. Jaa küll, ma olen siis korra veel klient, aga see on viimane kord mul klient olla, teate. Niisiis, klient on oma toas, aga ei suuda uinuda. Jaa, ei tule unida. Ei tule unida. Klient on pöördunud meie poole enda murega. Ta on meile rääkinud enda murest. Ja nüüd on meie kui 7 tärni hotelli kohus on klient uinutada. Suikutada. Ajuti meile tundub, et klient oleks nagu magama jäänud, aga see tunne võib olla petlik. Rusalka. Näete, päevased elamused ei lase tal uinuda. Lauluväljak. Me astume kliendiga füüsilisse kontakti ja
asetame ta lamavasse asendisse. Kadaka turg! Me kordame liigutust ja surume kliendi endiselt lamavasse asendisse. Kasutades selleks mõningaid abivahendeid. Viru väle. Kui klient on uinumas, võib see siiski olla petlik. Jaa. Ei, me ei ole üldse kesklinnast kaugel. Ja me oleme ainult kesklinnast väljas ja ma leian, et see on just meie eelis. Jaa, pealegi on meil suurepärane vaade merele ja meil on väga tore personal. Kõrgprofessionaalne. Jaa, kõrg ja professionaalne. Jaa, nii et sellepärast mina julgen teile vabalt soovitada hotelli. Öelge, et meie majas hinna ja teenuse vahekord rahuldab teda kindlasti. Jaa, ja meie majas kõik vahekorrad rahuldavad teid kindlasti. Allo, vabandust, meil on siin noor töötaja, tema suhtlemiskultuuri jätab veel soovida. Ma palun teid, ärge pange toru ära. Jaa, ma räägin teiega isiklikult. Margi räägib teiega, jah. Ei, no kohe see nimi ütleb teile. Ma ütlen teile nii, et nii odavalt kui M-hotellist te ei saa kusagilt niisugust teenust nagu M-hotellist. Ja sellepärast, et meil on klient kuningas ja süüa teeb majesteet. Ja meil on niisugune lõbus loosung, ja. Allo. Rääkige palun, mida teid M-hotellist huvitab? Mida te ei tea M-hotellist? Midagi ei tea? Ei tahagi teada? Ahaa. Hallo. Noh, katke see ära. Ja ma sain ka niimoodi aru, kui mina ütlesin neile, et hotell, siis nemad ei olnud mitte kuulnudki. Reklaame praktiliselt puudub. Kes meil peaks sellega tegelema? Mina ei jõua. Aga millega nemad tegelevad? Need on meie kõrgprofessionaalid. Meie laulurahva parimad pojad. Kuule, lähme parem tagasi enne, kui on hilja. Kus see härra siis on? Ega me seda härra selle suure maja pealt kätte ei leia. Kui ta on neid tarvis, on ta siis üles otsib. Mul on teda praegu juba tarvis. Mul on tekst peas, ma võin edasi arutada. Hästi, nüüd ma ütlen teile, mis siin toimuma hakkab. Jälle uus suund, jah. Suund on meil õige ja suunda me ei muuda, aga prioriteedid on paigast ära ja prioriteedid me paneme paika. Prioriteet number 1 on meil reklaam. Ma olen juba ammu märganud, et M-hotelli enam ei märgata. Me ei suru ennast potentsiaalsele kliendile küllalt aktiivselt peale. Me ei suru ennast kellelegi peale. Me ei suru peale ja ei lähe peale ja see on küllaltki ohtlik tendents. Teile võib tunduda, et kõik on hästi. Täituvus 100%, aga koid juba närivad meie organisatsiooni. Te saate sellest aru. Koid närivad. Ja kui meil silmad lõpuks avanevad, siis me võime nad seal samas ka kinni panna, sest organisatsioon on surnud. Ma räägin populaarses vormis, et aru saaksite. See on strateegiline planeerimine. Strateegiline mõtlemine. Ei ole. Kuule, ei ole, sa tunnis ei olnud ja sa ei tea isegi, mismoodi sa mõtled. Me peame praegu mõtlema reklaamile. Ega workshop.
kõige tähtsam kõikidest kunstidest on meile reklaamikunst. Just! Me peame tegema ühe korraliku video, mis näitaks ja tutvustaks M-hotelli meil Euroopas, maailmas ja Austraalias. Pilootvideo. Mis see tähendab? See tähendab, et me peame looma M-hotellist audiovisuaalse kujundi. Sina sellest uuest kampaaniast arvad? Minu arust peaks asutus ennast ikka ise reklaamima. Täpselt. No, muidugi, kui juba reklaami tarvis on, siis on midagi juba mäda. Täpselt. Nii. Rääkisin Milordiga, on nõusolek, et ta vaatab nagu kunstilise silmaga. Majesteete... No ma visandaksin siis esialgse stsenaariumi. Ainult mitte värssides. Võib ka mitte värssides. Video peab olema võimalikult lihtne. Ta peab tekitama potentsiaalses kliendis tunde, et ta on turvalises kohas, kus teda miski ei ähvarda, kus ta on väga heas seltskonnas. Ja video peab olema väga positiivne. Ta peab tekitama inimesest tunde ja tahtmise tulla siia ja seda kõike oma silmaga näha. Ja sellepärast ma panen eriliselt rõhku operaatori tööle. Marssal! Ja, mis on? Tehnikadirektor, sinu poolt oleks siis nagu kaamera ja kogu tehnika pool. Eks ole? Ei ole probleemiga. Noh, mehe sõna. Nii. Ja muidugi me peame natukene seal valetama ka, eks ole. Mõningaid asju näitama ilusamale, kui nad on ja mõningaid asju üldse mitte näitama. Kurat, see keldrirõhn on mul ikka siiamaani küljes venna. Mina ei tunne küll midagi. Ma oleks pidanud üldse sinna keldrisse minema. Nüüd läheks kas või sauna või? Kurat, ma lähengi sauna. Tule ka. Mina? Ja mul on üks pikem jutt. Kuule, mis sa arvad, kas me siit keldrisse tagasi oskame minna? Kui ei oska, küsime heade inimeste käes. Peame siit minema nii, et ükski hind meid ei näe. Miks? Keda me kardame? Inimesi. Miks me peaksime inimesi kartma? Mina ei karda inimesi. Inimene on lihtsalt suurepärane.